näete seda valget joont siin sees. See on siis see teine metall. Ja see on raud ja see seal siis on see teras. No, sellega sai seda trikki teha. No ta praegu eile vaatasin, ta nii hullu terav ei ole, aga... Noh, ikka on terav. Ja on ikka vahe. Lõikas näppu küll. Oi, kindlasti lõikas. Seda nüüd kindlasti. Uskumatu, jah? No terav on, et siis... Ossa roissa nagu see leit. Haiget ei tee. Et noh, niimoodi sellisel meetodil tehti kirveid ka ütleme 2 või 3 tuhat või vahet traditsiooniliselt see raiuti sisse. Aga lihtsalt, kuna ma teen neid nagu, kui ma teeksin ühe kaupa äsi peal, siis oleks mõistlikum see raiuda sisse, läheks kiiremini. See on siis see pöölerist siis see teras, see läheb siia vahele sisse ja siis keetmine on selles mõttes see sepa keetmine vastavale temperatuurile siis ja lihtsalt füüsika järgi molekulid pindmised ühinevad ja nii ta liidab ta kokku. Väljas vaatame välisepikoda, kus suvele seal sellist noorbaarid käivad õnnerauda tahtmas ja mulle meeldib, kui võimalik saab ära kasutada meened tehtud vanadest sepistest, uksehinged ja vanad hobuserauad ja lihtsamad tüüpi hinged, keerulisemad. See hobune oli üks selline, mis oli paras väljakutse, et seda hobust tegin nii, et alustasin mingi 15 cm läbimõõt, selline balvaan. Ei saanud ääsi peal soojaks, ootasin, kuni mehed siis tööpäeva lõpetasid, et mul oli vaja täit võimsust tuult. See on näiteks kasutavad norrakad, see on samamoodi paikmaja ehitusel ja kasutatakse siis Norra nurga tegemiseks, et kõik asjad, mis me teeme nagu on tööriistad ja paljud meie tööriistad on öelnud meistrid, kes on kasutanud, et parimad asjad, mis nad on nagu kätte võtnud, et see viskakse kirve selle käsitöö, üks hindabki tahagi, et oleks meister oma hinge sinna sisse pannud, jah, ütleme niimoodi, et teise jaoks ei oma see tähtsalt, et ma olen ise olnud Hulsbrück kirvetehases. Et see on ka sepistatud kirves. Seal on selline umbes sama pikk kui see laun, press, 3-toonine press, ta ühtlase kiirusega töötab. Eile te küsisite, kaua mul kirve tegemiseks aega läheb. Mis te arvate, kaua valmib? Ma ei räägi tera tegemist, räägime ainult sepistamise osast. Mis te pakute? Ma ütlen, mul läheb sepistamise jaoks, kui ma teen korraga 5 või 6 tükki, võib-olla seal 4 tundi. Teen nagu hulgi, kui ma teen ühe kaupa, siis mul läheb kuskil 7 tundi kirve peale. Lihtsalt aeg läheb ootamise peale, et ta äsi peale, et uuesti temperatuur saaks tagasi. Et mis te pakute, kaua tehakse seal tehases? 20 minutit. Veel pakkumisi. Umbes 1 minut. Mina saan siin reguleerida sellega. Mina saan löögi tugevust reguleerida sellega ja samamoodi kuidas ta lööb. Et 2 kuumaga tehti see kirves. Minul läheb ainuüksi silma peale kuskil 6 või 7 kuuma. Süsi nüüd on tavasüsi? Ei, see on antratsiit. See on tavasööst umbes 2 korda kallim, aga 5 korda parem või isegi 10 korda parem. Ta annab üsna valusa tule, jah. See on spets sepasüsi. See on vanasti oli siis abiline, kes... Vaat korras. Et ma ei tea, kas siit on ikka näha, et siit tuleb ka õhku siis, et käsitsi pumbati seda õhku ja et sepp, hüsekott, sepanaane, lõõtsanahk. Kui sepal oli nagu palju tööd ja seda abilist ei olnud võtta kuskil parajasti, siis tuli toast naine appi ja naine tõmbas lõõtsa. Aga mis tähendab seda, et ei olnud abilist? Ütleme, suuremates sepikodades oligi nii, et lõõtsapoiss või lõõtsanaine, et oligi inimene, kes töötas sepikojas selle jaoks, et tõmmata lõõtsa lihtsalt. Aga ütleme, väiksemates sepikodades oli nii, et tuli klient, tahtis saada endale kaela ja heet näiteks ja tuli siis tõmbas lõõtsa nii kaua sepale ja sepp valmistas talle selle asja, et arvatakse, et viikingid on käinud Eesti seppade käest tellimas odasid, kirveid, et Eesti seppad tegid väga head tööd, aga 1200 umbes siis, kui ristiusku hakati sisse tooma, siis eeldatavasti või arvatavasti kõik sepad tapeti, et kuna nad tegid rääkimata mõõkadest ja vibunooltest ja pistodadest ja nugadest tegid
siis oligi see, et võeti õpilasi siis kohaliku rahva seast siis esimesed 2-3 aastat või esimesed 2 aastat tõmmati lõõtsa lihtsalt sepikojas ja vaadati, kuidas töö käib ja niimoodi õpiti. 15 aastat läks sul aega, et sa võisid saada siis meistriks, meistrimärgi saada ja et sul lubati teha oma sepikoda, võtta õpilasi selle. Kunagi arvatakse, et Eestimaal on olnud umbes 16 000 sepikoda. Lihtsalt selleta ei saanud hakkama, täna on sul vaja, uksele on hingi vaja või haaki või riivi, siis sa lähed kaarautasse. Vanasti oli ainult sepa juurde, sul oli uks vaja kinni saada, teist võimalust ei olnud. Seda teate, et vana hobuse raud, miks peetakse õnnetoovaks sümboliks? Et veel arutatakse, et kumba pidi ta peab olema ukse peale löödud, kas nii, kumba pidi peab siis? Ülespidi on. Ta õnn alla välja kukuli. Et niipidi on karikas ja õnne karikas õnn tuleb kõik sisse ja niipidi kukub välja, ei saa sisse. No ei ole, see on katus, no niipidi vaja, et kaitseks seda, mis olemas on. Aga nüüd, kui inimene oli leidnud selle hobuse raua, siis mis tegi ta õnnelikuks? Ja rauda sellisel kujul nagu siin näiteks, et sellist asja ei olnud vanasti olemas. Aga vanasti selle hobuse, kuigi see oli äärmiselt väärtuslik materjal, siis seda ei olnud mõtet kellegile minna pakkuma. Et see inimene võttis julgelt selle endale, aga sellega läksid sepa juurde. Sepp tegi sulle sellest näiteks 2 väiksemat ukse haaki või tegi sulle portsu naelu kodu sellest. Et see oligi selle väärtus, et sa leidsid väga kallist toormaterjali. Et kui sa vanasti sepa juurde mindi, võeti kaasa näiteks käbisid või kui oli siis see samune hobuseraud, läksid sellega sepa juurde, siis oli nii, et tellisid ukse käepidema, andsid sepale 2 muna ja oligi korras. Töö ei maksnud nagu suurt midagi, et oluline oli see materjal, sellel oli nagu hingehind tookord. Nüüd olen lõpetanud.